Ilmutuse raamatu lühikokkuvõte. Esimene peatükk. Jeesus Kristus, 7 kuldküünlajalga, 7 taevatähte. Jeesuse suust läks välja terav kaheterane mõõk. Need 7 tähte on 7 koguduse inglid ja need 7 küünlajalga on 7 kogudus. 2–3 peatükk. Kiri 7 kogudusele. 4. peatükk. Nägemus taevast. Ja aujärje ümber oli 24 aujärge ja aujärgedel ma nägin istuvat 24 vanemat. 7 tulist lampi võrdub Jumala 7 vaimu. 4 olendit, lõukoer, härg, inimene, kotkas, kõigil neil on 6 tiiba. 5. peatükk. Nägemus Jumala tallest. Rullraamat 7 pitseriga. Tallel oli 7 sarve ja 7 silma, mis on Jumala 7 vaimu, kes on läkitatud kogu ilmamaale. Kuldkausid pühade palvetega. 6. peatükk. Pitserite lahtitegemine. 1–4 pitser on 4 hobust ratsanikega. 5. pitser hukatute hinged altari all. 6. pitser suur maavarisemine, päike nagu kotiriie, kuu nagu veri, taevatähed langesid maha, taevas veeres ära, mäed ja saared nihkusid, kõik inimesed poevad koobastesse peitu, sest käes on tema vihapäev. 7. peatükk. 144 000 märkimine Iisraeli 12 suguharust. 4 inglit maa 4 nurgas hoiavad kinni tuult. Nägemus lunastatuis taevas, kes tulid suurest viletsusest. 8. peatükk. 4 esimest pasunat. Tuli altarilt visatakse maa peale, sünnib välge, mürinaid ja maavärin. 1. pasun tuleb rahet ja tuld verega segamini ja 3. osa maad ja metsi põles ära. 2. ingel puhub pasunat, heideti merre nagu suur mägi, mis tules põles ja 3. osa merest muutus vereks ja mereloomad surid ja laevad hukkusid. 3. ingel puhub pasunat ja kukub jõgede ja veeallikate peale suur täht koiruhi, mis tules põleb. 3. osa vetest muutub mõrudaks ja palju rahvast sureb. 4. ingel puhub ja siis lüüakse 3. osa päikest ja 3. osa kuud ja 3. osa tähti, nii et 3. osa neist pimeneks ja 3. osa päeva ei paistaks ja ööd niisamuti ja kotkas hüüab, et häda järgnevate pasunate tõttu, mis veel puhuvad. 9. peatükk. 5. ingel puhub pasunat ja see avab sügavuse kaevu ja tulevad välja rohutirtsude sarnased piinajad, kes inimesi piinavad 5 kuud. Ja neil päevil inimesed otsivad surma ega leia seda ja püüavad surra, aga ei saa. Ja rohutirtsudel oli kuningaks sügavuse ingel, tema nimi on kreeka keeli Apollon. 6. pasun puhub, siis lastakse lahti 4 inglit Eufrati ääres, kes tapavad 3. osa inimesi suure sõjaväe abil. Aga inimesed ikkagi ei paranda meelt. 10. peatükk. Vägev ingel raamatuga seisab 1 jalg mere, 2 maa peal. 7 pikset, mille kõne pandi kinni pitseriga. Ja 7. ingli häälepäevil, kui ta hakkab pasunat puhuma, läheb täide Jumala saladus, et aega ei saa enam olema. Ingel annab raamatukese Johannesele ära söömiseks ja see oli suus magus nagu mesi, aga sai kõhus mõrudaks. 11. peatükk. 2 tunnistajat. Metsaline tõuseb sügavusest ja hakkab nendega sõda pidama ja surmab nad. Ja peale 3,5 päeva nad tõusevad üles ja lähevad üles taevasse. 7. pasun. Tulnud on aeg mõista kohut surnutele ja kätte anda palk su pühadele ja neile, kes kardavad sinu nime ja hävitada need, kes hävitavad maad. Sündis välke, mürinat ja maavärisemine ja suur rahesadu. 12. peatükk. Nägemus naisest ja lohest, suur tulipunane lohe 7 peaga ja 10 sarvega. Naine põgenes kõrbe, kus temal oli Jumalast valmistatud ase
et teda seal toidetaks 1260 päeva. Naisele anti 2 suure kotka tiiba, et ta lendaks kõrbe, kus teda toidetakse ajad ja pool aega eemal maopalge eest. Lohe sai vihaseks naise peale ja läks sõdima nendega, kes naise soost olid üle jäänud ja kes peavad Jumala käske ja kellel on Jeesuse tunnistus. 13 peatükk. 2 metsalist, 1 merest, teine maast ja metsalise märk 666. 14 peatükk. Tal ja 144 000 lunastatud. 3 inglit, esimene igavese evangeeliumiga, teine hüüab langenud on Babylon, 3. ingel hüüab, kui keegi kummardab metsalist, siis ta hukkub. Inimese poeg sirbiga ja maa lõigati paljaks. 2 inglit, 1 tulega, teine sirbiga. 15 peatükk. 7 vihakaussi ja 7 viimset nuhtlust. Metsalise märgi võitnud seisavad Klaasmere ääres. 16 peatükk. Esimene vihakaus, mädapaised metsalise märgi võtnutel. Teine ingel valas oma kausi välja merre ja see sai nagu surnu vereks ja suri iga elav hing, kes meres oli. Ja 3. ingel valas oma kausi välja jõgedesse ja veallikaisse ja need said kui vereks. 4. ingel valas välja oma kausi päikese peale, temale anti inimesi tulega kõrvetada, aga inimesed ei parandanud meelt. 5. ingel valas välja oma kausi metsalise aujärje peale ja tema kuningriik pimenes ja nad närisid oma keelt valu pärast ja paisete pärast ega pöördunud oma tegudest. Ja 6. ingel valas välja oma kausi suure Eufrati jõe peale ja selle vesi kuivas ära. Ja lohe suust ja metsalise suust ja valeprofeeti suust väljus 3 rüvedat vaimu otse kui konnad. Need on nimelt kuratite tunnustähti tegevad vaimud, kes lähevad välja ilmamaa kuningate juurde neid koguma sõtta kõige väelise Jumala suureks päevaks. Ja need kogusid nad kokku ühte paika, mida heebrea keeles kutsutakse Harmagedooniks. Ja 7. ingel valas oma kausi välja õhku ja sündis müristamisi, välke ja tekkis suur maavarisemine, millist ei ole olnud sest ajast, kui inimesi on olnud maa peal. Ja suur linn jagunes 3 osaks ja paganrahvaste linnad langesid ja kõik saared põgenesid ja mägesid ei leidunud enam. Ja suuri raheteri, talendiraskusi, tuli taevast maha inimeste peale ja inimesed pilkasid Jumalat rahe nuhtluse pärast. 17 peatükk. Hoor ja metsaline. Aga need 1-0 sarve ja metsaline, need vihkavad hoora ja teevad tema puupaljaks, alasti ja söövad tema liha ja põletavad ta ära tulega. Ja naine, keda sa nägid, on suur linn, kelle käes on valitsus ilmamaa kuningate üle. 18 peatükk. Babyloni langemine. 19 peatükk. Talle pulmad ja Kristus. Ja vaata, valge hobune. Ja selle nimi, kes tema seljas istus, on ustav ja tõeline. Ja sõjaväed taevas järgisid teda valgete hobuste seljas ja olid riietatud valge ja puhta lõuendiga. Ja ma nägin metsalist ja ilmamaa kuningaid ja nende sõjaväge olevat kogunenud sõda pidama sellega, kes istus hobuse seljas ja tema sõjaväega. Metsaline võeti kinni ja temaga ühes valeprohvet. Nad mõlemad visati elusalt tulejärve, mis põleb väävliga. 20. peatükk. Saatana 1000-aastane vangistus. Goog ja Magoog. Kurat heideti tule ja väävli järve, kus on ka metsaline ja valeprohvet. Üldine surnute ülestõusmine ja viimne kohus. Ja surnutele mõisteti kohut seda mööda, kuidas raamatuisse oli kirjutatud nende tegude järgi. Ja meri andis tagasi need surnud, kes temas olid, ja surm ja surmavald andsid tagasi surnud, kes neis olid, ja igaühele mõisteti kohut tema tegude järgi. Ja surm ja surmavald heideti tulejärve. Ja keda ei leitud kirjutatud olevat elu raamatusse, heideti tulejärve.
21 peatükk. Uus taevas ja uus maa. See on sündinud. Mina olen A ja O, algus ja ots. Mina annan sellele, kellel on janu, eluvee allikast ilma hinnata. Kes võidab, see pärib selle ja mina olen temale jumalaks ja tema on minule pojaks. Aga arkade ja uskmatute ja jälkide ja tapjate ja hoorajate ja nõidade ja ebajumala teenijate ja kõigi valelike osa on tule ja väävliga põlevas järves. See on teine surm. 22 peatükk. Taevane Jerusalem. Ja nad näevad tema palet ja tema nimi on nende otsaisisel. Mina olen Taaveti juur ja sugu, Helgias koidutäht. Ja vaim ja pruut ütlevad, tule ja kes seda kuulab, öelgu tule. Ja kellel on janu, tulgu ja kes tahab, võtku eluvett ilma hinnata. Tõesti, mina tulen varsti. Aamen, tule Issand Jeesus. Issanda Jeesuse Kristuse arm olgu kõikidega. Aamen.